Selline üldine arusaamine on, et enamik töötajatest vähemalt, et nad töötavad ainult raha pärast. Mis on hästi-hästi normaalne, mis on hästi-hästi levinud ja see arusaamine on kinnistunud nii töötajatesse endisse, sest meile tundub, et no kui ma ei peaks tööl käima ja raha teenima, no miks ma siis veel tööl käiksin. Ja teiselt poolt see sama uskumus on juurdunud ka juhtides. Ka juhid tunnevad, et nende töötajaid huvitab ainult palk, boonused, mida nad saavad materiaalsel kujul ja kõik muu justkui on nende fookusest väljas. Ja kuidas nad selleni on jõudnud? Lihtsalt tegelikult läbi selle, et nad näevad, kuidas moodi töötajad räägivad sellest tihtilugu. Nad ei pööra tähelepanu sellele, et kuule juht, et sa võiksid mind rohkem tunnustada või kuule juht, et ma tunnen, et ma ei ole midagi uut siin õppinud või kuule juht, et sa liialt kontrollid mind. Kuna need on liiga võib-olla isiklikud ja emotsionaalsed teemad, siis tegelikult kui me räägime töötaja vaatenurgast justkui võimalustest, siis tihtilugu nende fookus on ainult palga ümber ja ongi tekkinud siis tunne ja arusaamine, et inimesed töötavad ainult palga pärast. Tegelikkus on aga see, et meie kõikide sees eksisteerivad kahte tüüpi motivaatorid. On siis välised motivaatorid ja on sisemised motivaatorid. Välised motivaatorid on kõik asjad, mida me ihaldame või soovime mingi tegevuse eest saada. Ehk siis ilmselgelt on see palk, preemiad, igasugused auhinnad, järgmine aste karjääriredelil, uus telefon, autokompensatsioon, kõik sellised asjad tegelikult on midagi, mis ootavad meid justkui väljaspool ja kui ma keskendun ja teen oma töö ära, siis ma teen seda sellepärast, et saada see asi, mida ma ihaldan. Sisemine motivatsioon on aga midagi, mis toimub meie sees. Sisemine motivatsioon kerkib siis, kui mu tähelepanu mitte ei ole sellel tasul, mida ma selle tegevusest saan, vaid ma tunnen, et see tegevus iseenesest pakub mulle mingisugust sisemist rahuldust. Ehk siis sisemine motivatsioon ei välista tasu või siis palka, aga sisemise motivatsiooni puhul ma tunnen, et lisaks sellele, et ma teenin sellega raha, elatist, ma saan siit midagi veel. Ja selline mees nagu Daniel Hushpink on siis kirjutanud ka eesti keeles ilmunud raamatu Liikuma panev jõud, kus ta ütleb, et inimesel on 3 peamist sisemist motivaatorit väliste kõrval. Nendeks on siis tähendus, ehk siis ma tunnen, et ma olen kellegi jaoks vajalik, kasulik, ma olen siin õiges kohas ja läbi oma töö, läbi igapäevase panustamise ma muudan justkui midagi paremaks oma nende inimestele, kelle nimel ma siis töötan. Selleks võib olla meeskonnaliige, selleks võib olla juht, aga kõige laiemas mõttes siis keegi väljaspool seda organisatsiooni. Siis teine on iseseisvus, otsustusvabadus, autonoomia. Okei, te võtsite mind tööle, laske mul nüüd siis siin tegutseda. Ja kolmas on, tema nimetab seda meisterlikkuseks, ehk siis sooviks areneda, sooviks edasi liikuda. Ja see ei ole mitte ainult edasi liikumine karjäärilises tähenduses, vaid tegelikult edasi liikumine just nagu sisemises tähenduses. Ma tunnen, et ma ei tammu ühel kohal.